tere, mina olen Maigi ja ma räägin teile, kuidas on elu, kuidas saab seda muuta või teha natuke talutavamaks, kui sa oled kaassõltuvuses. Et mina elasin 21 aastat alkohoolikuga ja olin kaassõltlane. Et selles virvarris mitte päris ära surra ja ellu jääda, avastasin ma enda jaoks väiksed nipid, mida ma kasutasin. Ma võtsin vahest puhkepäeval aja endale. Ütlesingi, et ma lähen käin poodides ja nii oligi. Sõitsin linna, kõndisin poes, vaatasin neid asju, imetlesin ja nautisin seda kõike, mis seal oli. Kodus ma aru ei andnud. Vahest võis tunduda küll kahtlane, et miks ma nii tihti lähen kuhugi. Aga see oli minu aeg. Ma tundsin end seal hästi. Ja ma olin kodustest asjadest eemal. Kasutasin ka müügitööd. Tegin käsimüüki. Erinevaid. Ja seal ma olin samamoodi naiste seltskonnas. Ma olin eemal nendest kodustest muredest ja toimetustest. Ma sain olla ise, nautida seda olemist, kuigi mõtted ju keerasid kodu ümber, et mis seal toimub. Sest päris kindel ma ei saa kunagi olla, et tagasi minnes, mis mind ees ootab. Aga see müügitöö, see oli inimestega suhtlemine. Ja ilusate asjade müümine. Et see nagu kõnetas. Tänu ka enda tulemustele sai käia ka Riias, erinevates hotellides ööbida vahepeal. Ja näha, et väljapool kodu on elu ka väga-väga ilus. Et alati tasub võtta endale mingi hetk ja minna kuhugi. Päris üksi ma ei oleks seda teinud, aga koos seltskonnaga, toredate inimestega oli hoopis asi teine. Ja mida ma veel armastasin ja siiamaani armastan, oli töö Peenramaal. Kui ma kevadel läksin ja kaevasin, istutasin, kassin ja imetlesin neid enda kasvatatud asju. Seda lillede ilu, neid maitsvaid juurvilju, mis seal Peetert võtta ja suhu pista. See oli nagu teine maailm. Ma läksin ja ma imetlesin. See ilu, see rahu seal. Et suved suuremas osas möödusidki seal Peenramaal olles, rohides. On küll tüütu vahepeal, aga tulemus on ilus. Et see ongi nagu mediteerimine, iseendaga olemine. Et sa nägid ja nautisid seda. Ja minul olid ka kaardid. Et vanatädi mul pani kaarte. Ja kaardid tulid nagu minuga, terve elu on minuga kaasas käinud. Et rasketel hetkedel ma ikkagi tõmbasin kaarte ja vaatasin, mis sealt tulemas on. Et see oli nagu lohutus, mis on siiamaani mul. Nüüd on neid muidugi mul hästi palju juba. Aga sel ajal nad olid jah lohutuseks. Ja tänu sellele huvile juhtusin ma kokku ka selgeltnägijatega. Ja siis peale seda hakkasid nagu suuremad muutused toimuma.
enesearengust ma nagu eriti ei teadnud midagi. Ei osanud infot otsida. Aga ma jõudsin meditatsioonideni, mida ma sai võtta kaugteel. Ja seal oli väga palju vabastavat. Et kui ma hakkasin neid meditatsioone tegema, siis sai kirjutatud välja asjad, mida sa tahad, mis su elust ära lähevad. Ja teisele paberile, mis sa oma ellu ootad. Ja päris palju, mitmeid kordi, kui ma kirjutasin, mis ma tahan, et mu elust ära läheb, oligi minu elukaaslane, et ta läheb ära minu elust. Ja lõpptulemusena, kui meil oli lahkuminek, siis toimuski see valutult, et ei olnud suurt riidu, ei olnud asjade lõhkumist, mida ma väga kartsin ja miks oleks kindlasti olnud, kui ei oleks olnud eelnevat tööd, mida ma tegin. Need meditatsioonid tõesti aitavad, et seda tasub teha. Et alati, kui ma meditatsiooni võtsingi, siis kast tuli ka alati minu juurde. Ta tunnetas seda energiat ja tahtis sellest osa saada. Et oma elu muuta, ma teadsin, et ma pean sealt ära kolima. Aga ma algul ei olnud selleks valmis. See eeldas, et ma pean linna otsima uue elamispinna, uue töökoha. Aga see oli kõik algul hirmutav. Aga elu sundis. Et nagu hakkasid tulema töö juures sellised asjad, et sa nägid, et sa ei saa seal enam olla. Et üks asi juhtus ära, siis mõtlesin, et jumal tänatud, et see nii läks, et ei läinud teistpidi. Ja siis ta tuli teistpidi. Et elu andis märku, et kõik aeg on läbi seal. Et tuligi otsus, et ma ei saa enam seal tööd teha, et ma peangi hakkama liikuma. Ja kui ma lasin endale kaarti panna, seal tuli ka mul, et kolimine tuleb. Kõige huvitavam oli see, et ma käisin suvel juulikuus, käisin endale ühes kristallipoes tegemas unenäopüüdjat. Ja siis ma vaatasin, oi, kui ilus pood. Vaatasin ringi, mõtlesin, et huvitav, kas siia ei ole müüjat vaja. Ja uskuge või mitte, 6 aega hiljem ma töötasin seal poes. Et seal samas seansi käigus olid ka omanikud õppinud reikit. Ja seal tuli väike reiki kanaldus, et hakkad kolima, et ära siis head pakkumist mööda lase. Mina mõtlesin, mis kolimist ja mis head pakkumist. Mul ei olnud sel hetkel üldse plaanis kuhugi kolidagi veel. Ja kui tuli kaartidelt kinnitus, et hakkad kolima, siis oli mul otsus tehtud. Ma kolin. Ja oligi. Sama päev hakkasin juba keldrit koristama. Et ma võtsin sellest kinni, järgmine päev läksin tööle, andsin lahkumise avalduse. Mis elu tooma hakkas, ma ei teadnud, aga ma võtsin selle otsuse ja ma liikusin. Et linna tulles enne septembri algust mul veel ei olnud ei töökohta, ei elamiskohta. Aga mul oli väike lootus, et kui midagi ei saa, siis ma lähen tütre juurde. Lähen kuhugi poodi tööle ja saan tütre juures esialgu elada. Aga läks teisiti. Et mind aidati kõrgemalt poolt. Et kui mul oli lootus kadunud ja sõbrannal ütles, ma ei tea, kuhu ma elama lähen, siis pingil istudes ja rääkides lendas mu sülle ilus valge sulek. Ja kusjuures kõik läkski. Et sain töökoha, sinna kristallipoodi ja ka elamispinna leidsin.
seal poes oligi, et ma samamoodi nagu omanikud, ma läksin reiki kursustele. Poes toimusid erinevad üritused, kristallid, energia, see kõik pani minus muutuma. Natuke hiljem tuli mu ellu jooga, mida ma ka kunagi ei olnud teinud. Ma ei oskadki nagu rahus olla, et eriti mõtted ikka ju käisid siia-sinna. Aga see jooga ja need hingamised ja need erinevad praktikad, et need on olnud nagu väga suureks abiks ja toeks. Et algul oligi, et peale joogat, millal mul oli paha, millal mul sidekote venis ja sa tundsid kohe raginaid. Et olid siuksed huvitavad kehalised tundmised, muutumised. Ka bussis sõites oli vahepeal, et kui ma reikit õppisin. Ja siis tuli mul nagu netis viskas ette, et on mingi ingli meditatsioon, kas seda võtta või mitte võtta. Ma istusin bussis, sõitsin töölt koju ja mulle tuli nagu külm energia tuli mul pähe bussis. Ma mõtlesin, mis asi see on. Et nagu selline puhastus, mõnus. Ja loomulikult ma võtsin selle meditatsiooni. See on väga palju mind aidanud ja oligi vahepeal aastaid, kus ma sellega inglitest olin eemal, aga nüüd nad on tulnud mu ellu tagasi jälle. Kunagi varem, võib-olla 20 aastat tagasi, ostsin ma endale ühe ka ingli raamatu, ingli õnnistused ja seal olid ingli kaardid sees. Ja ma, kui neid jutte lugesin sealt raamatust, ma ei saanud millestki aru eriti. Ja see raamat ja need seisid mul. Aga enne kui ma hakkasin Tallinnasse tulema, siis nad juba ilmutasid mulle ennast. Ja ma iga päev tõmbasin ikka ingli kaarti ja vaatasin, mis sellel päeval on. Lugesin seda juttu, et see kõik on nagu hästi mõnus, tegelikult nad toetavad. Sest ma tavaliselt tundsin ka, et keegi mu ümber on, sest kui töölt koju jõudes sai maha istuda, siis tundsid, kui selline mõnus energia nagu lainetas ümber sinu, nagu keegi hellitaks sind, et imeline. Ja siis siin olles saigi sukelduda erinevatesse kursustesse, üritustel käia. Et nagu tuli tahtmine hästi palju käia, olla, teha. Aga kas seda kõike vaja oli? Mina sel hetkel arvasin, et on. Et kui ma nüüd siia üritusele ei lähe või kursusele, siis mul jääb midagi saamata. Et see oligi nagu puudusteadus. Ma tahtsin saada kiiresti ja kõik. Aga saatusel on teised plaanid ja et oleks ma kohe kõik saanud, siis ma ei oleks jõudnud sellisesse paika ja kohta, nagu ma praegult olen. Et mulle pakuti ka Selgeltnägijate saates õpilase kohta. Sel samal ajal tuligi soojal suvepäeval. Mul tuli sisse selline külm, puhastav energia, et ma lõdisesin. See oli samal ajal, kui mulle telefoni kõne tuli ja mulle seda pakuti. Ja seest trummeldas ja kõik keerles. Aga hetkel ma olin just töötu olnud ja täpselt sama päev mul oli kokku lepitud, et ma lähen tööle. Ja ma loobusin saatesse minekust. Võtsin vastu otsuse minna tööle. Hiljem küll ma natuke kahetsesin, et oleks võinud minna ja vaadata ja proovida, mis sealt oleks tulnud. Aga
tuli ka teadmine, et kui ma siis oleks läinud sinna oma need anded võib-olla kätte saanud, mida ma sel hetkel nagu taga ajasin, ei oleks jõudnud oma südamesse. Ma oleks olnud võib-olla selgeltnägija, aga ma oleks olnud oma negatiivses energias. Ja kas olles oma negatiivses energias iseennast mitte tervendades, oleks ma saanud kasu teistele tuua. Selles ma kahtlen, et olles nüüd läbi teinud keerulisema, raskema, aga vabastama tee, olen ma nagu jõudnud rohkem iseendasse. Ja kogu aeg on nagu mingi suunamine ühest kohast teise. On tulnud mu ellu inimesi, on tulnud teised teed. On toredad sõbrad. Ja sel enesearengu teel, võttes erinevaid kursusi, tasub alati, kui võtta kursus, siis valida, mida sa võtad, kelle juurde minna. Ja alati teha asju kaasa. Vaadata selliseid kursuseid, kus sa saad teha kaasa. Sest see arendab, see muudab, see tervendab. Aga kui käia ainult, et võtta see kursus, mul on see paber, ma olen selle läbinud, sellest ei ole kasu. See kõik on pinnapealne. Ja mul on ka neid pabereid. Aga nüüd mõtlen ma, et oleks pidanud tegema rohkem tööd kõigi sellega. Oleks olnud tulemused teised. Et ongi mõte, et mõned kursuste andmed on veel alles, et hakata lihtsalt võtma tagant järgi uuesti ja läbi tegema neid. Sest kõik see on olnud ju raha, investeering, mida ma olen endasse panustanud, aga ma ei ole vääriliselt seda kasutanud. Et kõik need erinevad asjad, mida me elus oleme võtnud. Kas meil on ka täpselt neid vaja? Et peame, ma ise ka samamoodi, oleks pidanud nagu mõtlema rohkem, tunnetama, mida on vaja ja mida mitte. Aga hästi palju ikkagi on ja hästi palju saab teha ise, et muuta oma elu. Väljuda puudusteadvusest, väljuda kaassõltuvusest. Sest vanasti mina näiteks olin hästi suur pabistaja. Mul olid meeletud hirmud, mida võib-olla teine inimene ei oska isegi mõelda, mida ma kartsin. Mida ma ise nagu esile kutsusin. Hirm. Ja hirm on olnud ka takistuseks. Et mis paljud asjad on jäänud elus tegemata. Mis oleks võinud ammu juba meie elu muuta. Aga me oleme tavaliselt oma mugavustsoonis. Ma tehnikumis koolis käisin, oli võimalus minna viinamarju korjama.
suvel. ja ka mina noor nagu olin, heledapäine, kartsin, sest räägiti, et seal on tumedad mehed ja põrgutavad ära ja mis iganes kõike võib toimuda. ja kodu poolt ka tuge ei olnud, et oleks keegi öelnud, et mine, koge, vaata, mis seal toimub. selle asemel oli hirm ja ma loobusin sellest ja läksin hoopis emale lautappi tööle suveks. minu elukogemus jäi saamata. sest mina ei võtnud otsust vastu, ma ei julgenud seda võtta. ja kodust tuge ei olnud. hästi palju on jäänud tegemata sellepärast, et ei olnud usku iseendasse, oma võimalustesse. sest kui sind lapsena on materdatud ja su enesehinnang maatasa tehtud, siis sa täiskasvanuga oledki selline kartlik, ebakindel. selline olen mina. aga kõik on muutumises. et olles ja iseendaga tööd tehes, see on muutumises. et olen juba palju enesekindlam. olen võtnud oma õpitud käsile. et teen juba vaikselt energiakaugseansse sõpradele, tuttavatele esialgu. kaardid on selleks abiks. ja kusjuures tulevad alati õiged kaardid. mis see kaart tahab sel hetkel öelda? Need on energiad. et ennustajaks ma ka ennast ei pea, aga kaardid on mul abivahendid, et nad ütlevad tegelikult päris palju. ja õppides valgustöötaja kursusel, saades seda energiat, jumalikku energiat ja seda kasutada kas Jumala koos inglite abiga, on väga tore, mõnus. et just eile sai tehtud üks selline tervendav seanss ja kuulata tagasisidet, mis toimus sel energiavahetusel. et see on väga mõnus, väga selline hea tunne, et see töötab. Tundsin mina seda energiat, mis minust väljus teise inimesele ja mida tema tundis ja koges seansi ajal. et ta andis ka tagasisidet täna, et tal õhtul toimetas see kõik veel edasi. et see tundub, et see on õige tee, kuhu ma kogu aeg teel olen olnud. et kui me muudame, teeme ja otsustame, siis me saame muuta oma elu. saame tulla välja keerukatest olukordadest. oskame otsida abi, jagada enda armastust, südamest tulevat energiat ka teistele, muutes sellega teiste elu paremaks, iseenda ja kogu maailma.
elu on tegelikult ilus, kui me võtame ja vaatame seda positiivset. Jätame maha oma negatiivsed tunded, mõtted ja oleme kohal hetkes, kui me seda teeme ja naudime seda hetke. Et minu teekond on olnud, no ütleme, et üle kivide ja kändude, aga ta on kogu aeg paremuse poole. Mul on usk ja lootus, mida ma ei ole kaotanud. Ma tean, et kõik läheb paremaks, kõik on muutumises ja elu on täis üllatusi ja imesi. Me vaid peame iseennast sellele avama, lootma, uskuma. Aitäh teile, et te kuulasite, mõtlesite ja saite kingokillusid. Mina soovin teile õnne, valgust ja armastust. Armastust, kiirgavat ja armastuse vastuvõtmist.